ei. Miks? Sest et see linn on hästi kandiline ja kivine ja hall ja aga samas vaata, ma ei tea, äkki siin nagu see on minu isiklik mõte, et mina olen praegu segi armunud Lõuna-Eestisse, seega minul ei ole siin üldse hea elada. Aga kindlasti elab siin inimesi, kellele meeldib siin elada, et nagu saab asja huvitavaks teha. Me ei ole ühtegi veel trehvanud äärba. Mis sa sellest Jüri-Mõisa ettepanekust arvad, et kõik eestlased peaks kolima Tallinnasse, et saada järjele? Ma arvan, et ta võib... Ei, jumala ees. Pigem peaks Tallinnast ära kolima. Sest et... Sa võid võru keelen ka kõnelda. See Jüri-Mõis rääkis sellest seal Ekspressi intervjuus viimati, on ju? Täpselt Lõuna-Eesti on kängumas. Ja ei, no fakt ongi see, et kui kõik olivad Tallinnasse ära, siis loomulikult ta kängub. Aga lõunas on nii palju ilusaid ja andekaid ja huvitavaid ja ilusaid inimesi, et nagu jumala eest võiks tulla Tallinnasse siin, te muutute koledaks lihtsalt nagu. Ei tohi tulla. Et võis võib kuu peale käia selle jutuga. Kas Tallinnas midagi head ka on? Midagi positiivset, et Tallinnast ei ole nagu lohutuseks? Ei, kindlasti on siin head. See linn on nii suur, et siin ei saa mina öelda, et mis on Tallinnas hea tervele Eestile. See on isiklikult, mis on heaks teed. Mul on siin ka, Mis sinu jaoks head on? Mul on siin, selles mõttes, et see on siiski mu kodu, mul on siin omad kohad ja inimesed, kelle pärast ma siin olen. Ja niipea ma siit ära ei tule, aga... Sa ütlesid, et sa oled arvunud Lõuna-Eestisse? Olen Lõunasse. Millisesse kohta täpsemalt? Kontraga me lähme nüüd kaklema, aga mina ütleks, et Tartusse. Kontra ütleksid see jälle Lõuna-Eesti enam. Meie ütleme, et on. Minu meelest Tartu on nagu super koht. See on uskumatu, seal on... Sa istud Tallinna koledast bussijaamast bussi peale ja siis see 2 tundi on sellist tühja tiksumist ja siis sa jõuad Tartusse, tuled bussist maha ja kõik on nii ilus, juba bussijaam on nii ilus seal ja inimesed on nii ilus. Nüüd on järgmine kaklemiskotus. Tallinnasele või tuu bussijaam ilus paista. Ei, see on see, et juba bussijaam seal on ilus, rääkimata siis kogu Tartust ja kõigist inimestest, kes seal elavad ja pluss veel, mida lõuna poole lähed, seda ilusamaks läheb, seal mul ei ole väga võimalusi käia lihtsalt, aga kohe, homme päev sõidaks ära sinna, aga lihtsalt ma ei saa, sest mind hoiavad tööd ja korterid siin kinni. Andra, aga kas sa selle peale ei ole mõtelnud, et Tartus ei ole trammi? Mis asja? Trammi? Ei ole trammi. Ei. Bussiga on samas. Kui mina läksin esimest korda Tartusse, siis ma küll nagu väga häiris see trammi. Ma ei ole väga trammi. Metrood ei ole ka Tartul. Kui ma olin hästi pisike, siis ma mõtlesin küll, et trammid nii rokivad, et võiks inimesed käivad Tivolis, kui võiks samas selle rahast osta hästi palju trollipileteid ja siis sõita lihtsalt trollitrammiga ringi, et hästi põnevus, aga nagu... Nüüd ostad kuukaardi. Tartus ei olegi vaja tramme, seal saab jala käia. Palju seal on ühest otsast teise minna, et nagu paljud tartlased siis... Kui nendes ühest otsast teise on vähe vaja minna ka. Jah, ega eriti ei ole kuradi kuskilt veerikult Annelinna teiste otsa vaja minna. Üldjuhul. Ei, aga nagu... See on nii individuaalne, et mis koht sulle meeldib. Tartu on heade mõtete linn, seal on 3 head mõtet. Pirogood, Hernepood ja Savood. Kas sa võidud ette, et sa kunagi elaksid Tartus? Jaa, loomulikult. Räägin, ma kohe koliks sinna, kui võimalus oleks, aga lihtsalt veel ei saa. Aga küll ma lähen rõudselt. Aga see Jüri-Mõisa mõte, et kõigi peaks Tallinnasse kolima... Jürgen Roosta. Kondi teada veel. Kui meeldib. Ma lähen ostan. Ma kirjutan sellest septembri viimases numbris koos Köögi ja Eesti Vabadusega komikuga. See, mis me teed soovitab. Ja just. Ma kirjutan 3 plaadis kokku, kuna mu teadmised popmuusikast on liiga piiratud. Ühe plaadi kokku asjasid välja.
mis sa kontra teed praegu? Ütlesõnaga, me teeme praegu mõnestki filmi. Ma kirjutan Lõunalehte toast mõnestki, kuidas ütelda, reportaaži. Ja ma just kirjutasin, kui seal oli kaameraga Inno Tähismaa. Ja.